Nii, võistkonna peatreener Aavo Keel. Täna siis läks edasi, tuli vastu võtta Montenegro vastu, väga valus 3-2 kaotus. Esiteks, mis juhtus siis viiendas skeemis? Viiendas skeemis oli väga nukker algus, et kus siis blokiti meid minu arust 4 korda ühene plokk võttis meid kinni ja üks kord ühese ploki vastu rünnaku viga ehk outilöök, et sealt oli soliidne edu Montenegrol ja seda tagasi mängida ei õnnestunud. Ometigi neljanda skeemi võit tuli väga kindlalt. Eks seal Montenegro tõenäoliselt lõpus mõtles rohkem viienda skeemi peale ja õnnestusid võib-olla seal mõningad servid ja et see oli selline viimased 7-8 punkti Montenegro tõenäoliselt juba oli sellest skeemist loobunud. Homme siis eeldatavalt veel raskem vastane Türgi, kes Montenegrot võitis 3-0. Eestlastel on selg vastu seina, et mis mõtetega ja kuidas motiveerid mehi homseks mänguks? Ma arvan, siin kõigil on seis selge, mis meid ootab kaotuse puhul ja ükskõik milline võit siis viib meid alagrupis teisele kohale, ehk siis mängud sel juhul nagu jätkuvad, aga loomulikult tänase mängu taustal ääretult raske on nagu seda mängu võita, kui me nüüd hakkame tegema, et 1+1 on 2, et tänase mängu, kui me nii mängime nagu täna, siis ei ole türklaste vastu mitte mingit šanssu, aga sama näitas Montenegro, kuidas nad eile mängisid ja täna olid nagu hoopis teistmoodi mehed, et lootus sureb viimasena. Viimane küsimus, et Kristjan Õuekallas, et sai vist kergelt vigastada, et mis tal juhtus ja kui ta homme ei mängi, siis kes teda asendab? Tõenäoliselt Jaanus Nõmsalu või Martti Rosenblatt, et seda me ei ole veel otsustanud, et kas Nõmsalu jätkab või tuleb Rosenblatt tema asemele, et ega täna statistilised numbrid nüüd Jaanusel ka vist kõige paremad ei olnud, et ma pole neid nagu vaadanud, aga Kristjanil juhtus, et mingisugune selja mingisugune vigastus või kramp, et on see siis puhtalt lihaskramp või on see midagi muud ka, et aga eks seda homme näeb, kas ta on mängukõlblik, aga kui ei, et siis me peame varieerima nende kahe mehega.